selgus, et täna on Tais rahvusvaheline lastepäev. Ma ei küsinat. Issand, kui äge. Meie seiklustaim võisida meile meeldib. Söögid ja tujumad, seda teeksime me möögid. Inimes kohtavad Eurotrippi. Ja Eurotrip oli vägev. Loodetavasti on teil need osad vaadatud. Loodetavasti me teeme seda veel. Ja loodetavasti me teeme seda veel. Aga meil on esimene hommik Taimaal, piirkonnas nimega Hua Hin. Ja lähme vaatame, milline saab olema hommikusöök. Hommikusöök on väga rikkalik. Ja ma võtsin karrit. No täitsa lõpp. Nii hea karri ma ei ole nii head karrit saanud sellest ajast peale, kui ma Eestis olin. Peipal on nii krõbe. Ma olen sellest pekis suvas, see on nii krõbe. Tõin salakoera ka basseini äärde, sest et meil on koristajad toas. No ei saa, seal on mingi auk, kus peab üle saama. Ma ise ei ole seda veel lähemalt vaatamas käinud. Ja tundub küll, et see oli auk. See Liisa sai üle. Aga see rada tundus alguses, et mingi batuut lihtsalt lähed hüppad läbi, aga see ei olegi nii lihtne. Näita seda kaarti. Me otsime praegu Fontaine-Grasse. Me peame mingid need asjad üles leidma, siis tegema telefoniga pilti. Siis näitavad, mina tagasi näitama nagu tema kõik ära ja siis, mitte nii ükshaaval. Ja siis saab mingi preemia, mingi kaelakeesad teha, midagi värvida või magnetit värvida. Meeled orhideed. Mulle meeled eriti, kui nad potis on siukse pika varrega. Aga see kasvab puu küljes. Asja nagu pidas. Jumal, aga täiega ilus. Siia me jõudsime meile pimedas. Ma ei näinud, kui ma magasin. Ei saanud ka üldse aru. Haaretajaht on tehtud ja auhinnaks on magnetite maalimine. Liisa valis endale sellised. Sina valisid ka? Mina aitasin. Valmis nad on. Näita siia. Ei näita või? Exploorime korra hotelli alalt välja. Vaatame, kas me leiame 7-Eleveni. Mulliveega on jälle error. Ja ma ei näe isegi seda Svepsi, seda sooda vett. Et nagu, miks ta ei joo mullivett inimesed siin Aasia kandis? Õnneks leidsin. Siin riigis on selline Singa soda water olemas. Ja see vist on, ja see on ka soda water. Õhtune häng. Kes loeb raamatut, kes teeb tööd, kes on niisama nunnu. Poest saime kooritud mandariini, tükeldatud õuna. Ideaalne. Super, käis Vipil külas. Super. Aadimees sõuab seal. Paaditüdruk. Ja Fifi ei suuda otsustada, kas ta tahab olla varjus või päikse käes. Varjus või päikse käes. Me oleme jälle lastetoas. Siin valmib teesärk.
Liisa sai nii laheda asja. Ja särk on siin. Oi, hobune on seal. Joo, ma tean, ma nägin. Huvitav on see, et hotellil ei ole päevitustoole päris siin liiva peal, et siin ranna kohal, võt siin on küll. Ja üldse see rand siit vaadates tundub selline nagu ilus, pikk, lai liivarand, aga selles mõttes nagu tühi, et toole pole. See on vist sellepärast, et siin on liiv kogu aeg märg. Ja vahepeal seal trepi peal on nagu vesi. Et ilmselt siin see vesi ikka mingi hetk tõuseb. Ja niimoodi, et ta ei jõua isegi ära kuivada, et ta tõuseb regulaarselt ja korralikult. Ja sellepärast ei olegi ilmselt. Mr. Bean kõmmutab seal. Ja enne ta sõitis tuuliga üles ja alla. Ja siis mida veel pärast sõiti, võttis kirikuõpetajalt ise sõitva ratast oli, siis ta pani hästi kiiresti mingi kihutas. Kinnitame Liisa T-särgi värvi. Kuigi seal ei öeldud, et peab triikima, siis mina mäletan T-särgi maalimise karjääri aegadest, et just triikimine kinnitab selle värvi ära niimoodi, et ta on pärast pesukindel. Jõusaari traditsioonid meil Liisaga jätkuvad, on jätkunud iga õhtu. Fifi on suvekoer, pole midagi öelda. Ehitasin talle väikse barrikaadi ette. See on väike tunnel ju. Väike tunnel on jah, aga ega ma teda valveta ei jäta, aga lihtsalt, et ta liiga kiiresti jooksu ei saaks panna, kui mõni koer juhuslikult mööda läheb. Ja enne käisin taga jalutamas kiiruga, et me jõuaks hommikusöögile Liisaga ja siis ta lihtsalt viskab ennast pikali ja ei tule edasi, sest et nii mõnus päike on. Näita, oi kui lohe. Ma ei küsinud. Issand kui äge. Lihtsalt tegi, ma ei küsinud. Okei, 3, 2. Ui, see vesi on nii küll. Okei, häda. Täna oleme viimast õhtut siin hotellis. Homme läheme ühte korterisse, mis on samuti siin kandis. Kuigi on saadud teha tööd, teha trenni, on ikkagi tõeline puhkus. Siin on olnud väga hea hotelli, valisime kõige eest on hoolitsetud. Suurepärane teenindus, kõik on mega. Liisa veetis täna enamuse päevast laste alal, kus ta sai meisterdada, mängida, kõike teha. Ta on seal eelnevad päevad ka käinud, aga täna ta oli tõesti kaua seal. Mina lihtsalt olin basseini ääres, tegin tööd, lugesin, kuulasin, olin niisama. Vibe on väga hea. Selgus, et täna on Tais rahvusvaheline lastepäev või rahvusline. Ja Liisale anti kingitus. Jõulukingitus. Komm. Mul ka nad tahad jõulu need asjad ära anda äkki. Jõulu on asukene. Veel komme. No vahva. Nii palju komme. Mulle väga meeldib, et siin saab värsket mahla teha. Ma panin sellerit, ingverit, peeti, porgandit ja apelsini. Kohvitätsid on siin hea tekstiga. Mulle meeldib see hall. See käib minu kohta. Okay. Vaatame, kas mul tuleb jäätise. Laskmine on. Sa pead kiirutama seda nagu. Stop. Stop. Palun. Niuke tutt. Aga ma saan endale ka, sa võid telefoni aida.
ma lähen sprinkelsid panema. Head lastepäeva siis. Happy New Day. Teate seda videot? I wanna thank me. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. For believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. Ja mis kõik seal veel oli? I really wanna thank me because ma lihtsalt mahutan kõik meie asjad ära 2 käsipagasi kohvrisse ja 2 seljakotti ja ärgem unustagem, et seal on miljon Delisa õpikut, seal on Fifi suur krõbinepakk, seal on Fifi mingisugused kõrvapuhastajad, silmapuhastajad, käpavahad, seal on Fifi lapid, mida meil on patakas ja siin on kogu minu ja Delisa elu. Nii et I wanna thank me. Ja ma mõtlen, kui hea oleks elu, kui meil ei oleks neid õpikuid. See on nagu viimane kord, kus ma reisin ringi nende kooli õpikutega. Kui ma peaks veel sellist trippi tegema, siis ma leian mingisugused online lahendused. See on nagu, ma ei tea, mida ma mõtlesin. See on siis piirkond nimega Hua Hin, aga see piirkond on suur ja me tegelikult ei tea, kus see päris keskus on. Meie uus korter ei ole ka päris keskuses ja me oleme seal nädal aega, et eks me siis saame avastada. Nüüd vist oleme selle linnakese keskuses. Sinna poole jääb rand ka tegelikult. Jõhkrad traadiuntrad on. Mina üldse mõtlen, et traadiuntrad. Nagu hullem kui Mehhikas. No Mehhikas oli suht sama. Astusime just sisse oma uude korterisse. Pole veel isegi vaadanud. Vaata, mis siin on. Oi, siin on magamistuba. Okei. Oota, no tee nüüd lahti. Nii kahjurus. Siin on vanni. Uus vannitada. Siin on õue. Nii, vaatame edasi. Mis seal on? Veel üks toilet. Nii, köök. Oi, kiiktool. Näe, siin on see hea voodi. Aha, Mahan siin. okei. Aga siit saab ka kuhugi lähe vaata. Meigilaud. WC. Riidekapp. Ma kuulen sellest külast. Kohuks. Lala. Väga hea. No väga vinge. Meil on 3 WC-d. Fifile, sulle ja mulle. Ja siin siis on... Siin ei saa voodit lahti teha või? Poltki lukus, by the way. No hello. Selline korterkompleks. Miks see bassein? Väga. Mingid lehed ja asjad on siin tõesti peal, aga äkki see pole see põhiline ujumisbassein. No vaatame. No võt, ja siin on siis living area. Uudistame ringi. Meil on vaja leida süüa, leida vett ja vaadata, mis siin üldse teha saab ja kuidas see värk siin käib. Päris tuuline.
ja siin on ka see sama teema, et vesi katab mingi hetk terve selle liiva osa ära. Et liiva peale ei saa rannatoole panna. Tänapäeval on ikka lihtne. Tuled täiesti võõrasse riiki, täiesti võõras keel on, täiesti võõras koht on. Tähtedest, tähestikust ka midagi aru ei saa. Keegi inglise keelt ei räägi. Ja ometi sul on telefon, sul on äpp, sul on pangakaart ja söök ilmub sulle ukse taha. Magasime väga hästi. On ju? Jah. Nüüd peseme pesu. Teeme midagi hommikusöögiks ja basseini puhastajame meie akna taga, nii et ikkagi hooldatakse seda basseini. Fifi ootab munakollast. Ta teab, et ta saab seda. Võtsime takso ja tulime keskusesse. Hua Hin rand panin sisse. Täna panime pikad varrukad peale, sellepärast et ilm on selline pigem sinna 20 kraadi poole kui et 30 kraadi poole. Natukene selline tuuline oli. Jõudsime ranna juurde ja randa sisse pääsu piiravad hobused. Usu või ära usu. Aga kuna täna on ikkagi külm tuule käes olla, kui ei ole vastavaid riideid seljas, siis me lähme tänaseks siit rannast ikkagi eemale ja lähme otsime süüa ja seejärel mõne suurema poe, kus me saaksime ka oma kodust varu täiendada. Näitan natukene siis seda piirkonda ka. Ega siin lihtne lugu. Lihtne lugu. Tänavad ja poed ja kohvikud ja turistid ja tänavad ja poed ja kohvikud ja turistid. Ja mõned kohalikud. Juba eile taksoga sõites sinna korterisse püüdis meie pilku Chocolate Factory nimeline koht. Ja siis ma vaatasin Google'ist, et siin saab soolast sööki ka, nii et tuleme nüüd siia siis lõunale. Nüüd üks Eestisse ka midagi viia. Šokolaadi. Jaa. Eestisse. Jaa. Siit. Jõuab 250 korda ära sulada. Kunagi olid Eestis ka need kingad, ma mäletan. Šokolaad, millest see king tehtud oli selline imelik tume. Ei olnud üldse hea, aga ma mäletan seda kinga. Aga et... Liisa saab jälle mingit männi. Igal pool ta saab midagi. Mingit loosist sain siukse muffina osa võisin ise valida. Pean valama jälle selle peale. Pean valama seda jälle peale. No, see Liisa tellis ka korraliku palli omale. Ma ei tea, et see nii suur on. No, kas sulab või? Vart ikka hakkab sulama. Vaikselt hakkab sulama ilmselt. See tellis Osuraks. Oho. No, need on sees tühi selles mõttes. Ei ole, see on midagi küll sees. No mitte täitsa tühi, aga et ta ei ole tegelikult nii suur. Tegelikult ta jaa. On maitsev, jah? Väga. See on osaraks. Thank you. Wow. Päris hea. Siin on samas poes see toidupood ühes majas nagu ja elektroonikapood. Seal kusagil oli hästi suur telekas. Tegelikult tuled ei vilgu.
jõusaal on väike ja veits retro, aga ajab asja ära, trenažöörid, hantlid, saab hakkama. Aga mis ma tahtsin näidata, et siin on selline asi. Sellised kenad pildid, illustratsioon, saun, mis saun, kus tuli käib, ma ei tea, mingid harjad, liivakell, termomeetrid ja keris. Ja siis siin kõrval on mängutuba kohe, kus on tulin siia, vaatasin, Liisa just luges siin, need ei olegi, aga talle meeldib alati peitust mängida. Tulin Fifiga jalutuskäigule hommikusele ja nägin eemalt, et siia on see punane lint pandud. Vot niimoodi siis toimub siin rannas vahepeal. Sellist vaatepilti polegi veel näinud. Alles üleeile me siin jalutasime. Nagu täiesti null randa jääb järgi. Ja sellepärast ongi igal pool liiva märg kogu aeg ja rannatoole nad ei hoia liiva peal. Kuna siin lähedal ühtegi kohvikohta ei ole ja isegi kui oleks, siis ilmselt see kohv ei oleks väga kohvi moodi. Ühesõnaga desperate times, desperate measures ja ka mina pean vahel leppima lahustuva kohviga. See on ikkagi parem kui mitte midagi. Ja see kohv on muideks Vietnamis toodetud, Ho Chi Minh City. Tõeliselt ilus korterikompleks muidu. Väga lahe näeb välja. Aga jah, see bassein ei ole endiselt nagu üldse kutsuv. Ma ei tea, äkki siis ei ole praegu hooaeg ja ikkagi suvel hoiavad seda nagu korras. Ma ei kujuta ette. Et muidu hästi äge, hästi ilus kompleks, nagu tõeliselt vinge ja nii hästi hooldatud. Aednikud möllavad, turvamehed on iga nurga peal, pärav on ees ja väga ilus muidu. Aga no praegu pole siukene ilm ka, mis nagu tõmbaks ujuma. Mul tuleb sellise poega, kus on nagu igasugust nänni. Siin on kunstripsmed ja mingid roheline ja roosa huulepulk ja maalimisasjad võtame Liisale, siis siin on mingid nivejad, juukseklambrid niimoodi. Mis on nive? Krõpsu, kõik asju. Tuleb täiega sellega. Mis sulle meelde? Tuleb täiega sellega meelde see, kui ma olin väike ja olin vanema juures Kiviõlis. Ja siis seal olid sellised kõigepoed, kus on nagu ühes kohas on juukseklambrid ja teises kohas on, ma ei tea, putukamürk ja siis švammid ja ma ei tea, you name it, jah, täpselt juuksevärvid. Ja siis lõpetades mingisuguste remondi asjadega. Ja siis sa näed, et selle kauba peal on tolm täiega, et sa ei kujuta ette ka, kus midagi ostad, et kui kaua see siin poes seisnud on. Seal ühe nurga peal üks naine müüs toite. Tal nägi see lett nagu väga viisakas välja, sellised nagu bufee moodi toidu asjad. Ja siis ta oli kaasaostmiseks pakkinud kilekottidesse. Ja ma läksin sealt mööda esimene kord ja mõtlesin, et tundub huvitav, et sellised head tai toidu lõhnad tulid. Aga ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma julgen minna küsima, et ma tegelikult ei saa ju aru, mida ta seal müüb ja äkki ma ei saa keelest aru ja ühesõnaga vahel on nagu hirm sellise kohalikega suhtlema minnes, et äkki ma ei saa mitte muhvigi aru lihtsalt. Aga siis me läksime sealt uuesti mööda tagasi tulles ja tal oli see kookospiima, ma arvan, et siin on kookospiim ja
tal oli see kotike käes ja ma mõtlesin, ma ei suuda vastu panna, et nagu tai maitsed on nii head lihtsalt, et ma lihtsalt lähen ja vaatan, mis tal seal on ja vaatan, mis saab. Ja siis ta pakkuski seda chicken oskas ta inglise keeles öelda, et siin on kana. Ma ei mäleta, mis ta selle kohta ütles, igatahes see nägi ilmselt nii hea välja, et seda mitte osta. Ja ütles, et see on little bit spicy ja eks see kana on tulnud kuskilt rasvavannist. Ja siis see on niisugune, see näeb välja nagu magus tšillikasta. Ma arvan midagi, et nad söövad seda tegelikult riisiga. A little bit spicy. Yeah, right. Minu jaoks on ta parajalt spicy, ütleme nii. Ja nagu Eesti lõikas ma söön ikka väga võrtsikaid toite, kui võrrelda keskmist eestlast. Aga noh, ma saan aru täitsa, et nende jaoks on little bit spicy. Ma täitsa mõistan seda. Ja siin on ka kana sees. Aga no see kookospiima maitse on ikka mega hea. No jah, see ümbrus on nagu see pončik, nagu sõõrik. Sest et on olnud seal rasvavannis. Aga muidu kana nagu kana ikka. Magus tšillikasta, see on ka väga hea. Little bit spicy. Mis viisi paab? See on tegelikult palju ilusam, nagu kollakam. Kuupeegeldas. Ja vesi on päris kaugel. Siit läheb mingi jõgi nagu. Vesi on ise seal kusagil.